Tere! Mina olen Nelli ja te olete täna tulnud jälle vaatama ja kuulama LHV podcasti ja ma ei ole siin stuudios üldse üksi, minuga koos on minu kaassaatejuht Martti Lepik. Tere! Ja mul on suur rõõm tervitada täna meie stuudios president Kersti Kaljulaidi. Tere! Tere! Ja kuna meil on täna ikkagi selline raha ja investeerimisteemaline podcast, siis ma alustakski kohe esimese küsimusena, läheks kohe tagasi lapsepõlve, et milline teie suhe oli lapsena rahaga? Ma olen üksikemaga kasvanud laps ja minu arvates oli raha kogu aeg puudu ja minu ema oli arst. Ja kuna Nõukogude Liit teadupärast oli proletariaadi diktatuur, siis haritlaste palgad jäid ikkagi kordades alla vähem koolis käinud inimestele, kes soostusid töötama tehastes ja vabrikutes. Nii et jah, puudu oli pidevalt. Aga kas on meeles mingisugune rahaga seotud eesmärk äkki lapsepõlvest, et kui mina suureks saan? Ei, mul olid hästi lühiajalised eesmärgid, et ma mäletan, et vahest juhtus nii, et ema sõitis teadustöö pärast Moskvasse ja siis me jäime vennaga koju. Vanaema oli küll ka, aga me olime vennaga üsna ise majandavad. Ja siis selle väikese raha piires, mis ema jättis, kui osta hakkliha ja siis kapsast ja kartulit, kapsa ja kartuli kilo maksis 2 kopikat, enam odavamini ei olnud Nõukogude Liidus võimalik toituda. Et teha nagu hästi palju sooja toitu ja mitte osta leiba, juustu ja vorsti ja võid, siis jäi peaaegu niimoodi, et iga 2 päeva peale jäi kilo plombiiri raha nagu üle. Et selles mõttes ma olen kogu elu nagu püüdnud niimoodi vaadata, saaks oma vajadused ja võimalused bilanssi kuidagi panna. Ma arvan, ma olin siis selline mõniteist aastat vana. See on väga hästi majandatud. Kui võib-olla tänastes majapidamistes ja peredes selline raha on ikka veidi tabuteema ja vanemad tihtipeale ei tunne ennast võib-olla isegi mugavalt, millal lapsega hakata rahateemadel rääkima. Kas te mäletate teie kodus rahast, kui sellisest räägiti, kust see tuleb, kuhu see läheb, kuidas peaks sellega majandama? Ei, ma arvan, et ma olen oma perekonnas esimese põlvkonna rahatark. Et ma selgelt nagu tollel ajal juba tajusin, et niimoodi ei mõtle meie kodus keegi teine peale minu, nagu et alati saab ju siit ja siis säästame siit ja siis saame selle asja, mida me nagu tahame. Et ma kuidagi ise, see vajadus oli see, mis õpetas, et mul ei ole kodus kunagi räägitud muud kui seda, et pole. Selle juurde hakkas siis tulema selline omal käel iseseisev eelarvestamine võiks nii öelda. Ja tegelikult ka tulud, sellepärast, et näiteks kui sa viitsid kirjutada Eesti loodusesse artikli, siis nad maksid ikka kuninglikult nagu tollel ajal. Ja siis oli veel see, et vahest õnnestus mingisuguste olümpiaadi või uurimistööde eest saada loodussõprade majast reise ja ühesõnaga õnnestus hakata vaikselt arendama nagu seda iseseisvat toimetulekut ka kooli ajal. Kui üldisemalt võib-olla mõelda, et millised teemad, millised asjad päris lapsena teile korda läksid ja huvi pakkusid ja sellised hingelähedased olid, mis teile meenub? Tegelikult minu lapsepõlve saatis suuresti see vari ja ma mõtlen, et võib-olla need vanemad, laste vaimse tervise seisukohast tegid õigesti, kes ei rääkinud, et Eestiga on midagi valesti. Meie kodus pole seda varjatud. Et see okupatsioonivari oli ikkagi nagu see, mis kogu seda lapsepõlve minu jaoks suuresti ka kattis ja kõik need küüditamise jutud ja muu sarnane. Aga loomulikult oli selles ka palju ilusat, et suved saares ja kõik see muu loodus. Ma olin hästi palju looduses ja üsna vara otsustasin ära ka, et ma selle Nõukogude Liiduga teen nii vähe tegemist kui võimalik ja sellest mu tegelikult elukutse valik tulenes sellest. Kui sa oled metsas, siis seal ei ole liiga palju kommunistlikku parteid ausalt öeldes. Ka tollel ajal ei olnud ja bioloogid olid üsna vabameelne punt. Et me ei tea, meil mingitel reisidel sinimust-valget kombinatsiooni väga ei kardetud kusagil kuidagi välja näidata. Et jah, ma arvan, et võib-olla paljudel puudus nagu see taust, aga tänu sellele taustale ma valisin selle loodusteaduskonna omal ajal. Kui ma eeldan, et kõik need olümpiaadid ja artiklite kirjutamine, et olite siis ka väga hea õpilane koolis? Ei olnud? Ma ei olnud hea õpilane, sest koolis oli väga palju seda, mis mind ei huvitanud, aga ma pidasin endaga ja ma mäletan seda klassi, see oli 4. klass. Esimeses klassis oli enam-vähem okei, 2., 3. olid mul ikka 3 tunnistusel. Ja ma pidasin endaga sellise pedagoogilise vestluse 4. klassis, et ära tuleb teha nagunii, aga jama ei tule, kui teha kohe.
ja siis ma sealt edasi olin selline keskpärane õpilane kuni 8. klassini. Seal oli korraks vaja teha see pingutus, et kindlasti saada gümnaasiumisse oma koolis. Ja siis gümnaasiumi ajal ma olin olümpiaadilaps, aga põhimõtteliselt ignoreerisin ülejäänud õppeaineid nii palju kui vähegi võimalik, nii et ma ei olnud kaugeltki hea õpilane. Lõpetasin siiski hõbemedaliga, et selles mõttes sellel oli kindel põhjus. Ma olin õpilaste teaduslikus ühingus ornitoloogia sektsioonis ja ma teadsin nagu 100 lapsi, kes tahtsid minna bioloogiat õppima, aga seal oli mitte pedagoogilises arvus võib-olla 40 kohta, isegi väga suur arv, ma ütleksin. Ja ma sain aru, et ainult medaliga saab sisse ja nii oli, ainult medaliga. Et siis see siht ja see unistus, kuhu ja mida edasi, see oli juba varakult. See oli ja selle määras tegelikult just nimelt see Nõukogude Liit, et no kuidas sa õpid ajalugu või majandust. Siis käid ülikoolis ja õpid ainult NLKP kongresse, et seda ma ei tahtnud teha. Ja siis need head hinded tulid küll ainult sellisest vajadusest. Ülikooli ajal ka tegelikult, sest et vaata, tollel ajal oli ikkagi nii, et need, kellel olid kõik 5, said 60 rubla stipendiumi. See oli pool minu ema palgast. Motiveerib küll. 60 rubla oli päris kõva raha. Enam ei olnud, sest see oli 87, aga korraks oli. Ja siis oli kohe hüperinflatsioon peale tulemas, et aga tuleme nüüd kiiresti tänapäeva tagasi, et millega Kersti Kaljulaid täna oma päevi ja nädalaid sisustab? Et Taavi Linnamäega koos oleme asutanud president Kaljulaidi fondi ja me teeme neid asju, mille osas, kui me Kadriorust lahkusime, siis nagu Eesti rahvas jäi järele lehvitama. Et tegeleme nõrgemate toetamisega, eelkõige võitlusega lähisuhtevägivallaga, aga ka hoiame üleval meie demokraatlikke väärtusi. Selleks on meil president Kaljulaidi Demokraatia Akadeemia, esimene lend just lõpetas, see oli väga liigutav. Ja seda Demokraatia Akadeemiat aitasid meil Euroopa Liidu Eesti esindus ja Soranian Law Office ja paljud teised toetajad ka teha. Meil on ka just algamas Arutleva kooli projekt koos väitlusseltsiga, kuhu ka otsime toetajaid, aga juba oleme välja valinud koolid, 10 kooli. Ja selle mõte on see, et meie lapsed oskaksid pidada poliitilist debatti ja arutelu, leida ühisosa ja väidelda niimoodi, et me ei lähe üksteise halvustamise, isikuomaduste kirjeldamise ja muud sarnast teed pidi. Et ma omas peas ütlen selle kohta, et me peame saama pidada seda debatti ilma lillekeste ja limonaadimasinateta, kui kuidagi on võimalik. Inimestele ja jälgijatele, kes detailselt teie fondi tegemistega kursis ei ole, kui kaua see fond tegutsenud on ja millised täna need peamised lähieesmärgid võib-olla on? Me lõime selle siis, kui me ametist lahkusin mõne kuu jooksul, nii et alla 3 aasta. Täna me ehitame koos Eesti ettevõtjatega kompetentsikeskust lähisuhtevägivalla teadlikele ettevõtjatele, sest ka nemad saavad tegelikult väga palju aidata ja tahavad seda teha, sest et hinnanguliselt ka Eestis läheb miljard aastas kaduma, sellepärast et 40% meie inimestest, meie naistest on kokku puutunud koduvägivallaga. See kindlasti halvendab su produktiivsust tööl, kui sa saa magada võib-olla, sest sa saad peksa kodus, eks ole. Me teeme seda, me teeme lähisuhtevägivalla konverentsi, meil on päris hea diskussioon olnud juba mõned aastad Eesti justiitssüsteemiga, kohtunikega selle üle, kuidas meil võiks olla vägivalla teadlikum justiitssüsteem. Ja ma tänan kõiki neid, kes on selles kaasa löönud ja kaasa mõtlevad ja ka ise lubavad, et teevad siis juhendi, kuidas võiks asjad paremini minna. Kohtunik Liina Naaber näiteks on seda ideed palju toetanud. Ja siis need laste Demokraatia Akadeemiad, seal on meil hästi palju aidanud Milton näiteks, aga põhimõtteliselt me mängimegi lastega demokraatia mänge. Ja meie Demokraatia Akadeemia lapsed tegid oma lõputöödena ka projekte ja seal oli ka üks väga vahva muide demokraatia mäng lastele. Et seal oli mitmeid selliseid aruteluringe, aga üks oli selline, et kõik pidid ütlema, mis on nende lemmiktoit. Ja siis tõsteti see lemmiktoit ridapidi ühe võrra edasi ja nüüd pidid kõik põhjendama seda lemmiktoitu, mis neile nüüd oli sattunud, mitte seda, mis nende oma oli. Vaata, kui lihtsad vahendid, et õpetada nagu inimesi väitlema, panema ennast teise inimese kingadesse. Ja seal oli väga palju toredaid ideid meie noortel. Nii et Demokraatia Akadeemia lõputööna sündis ka näiteks noorte investeerimis suvelaager, mis tuleb Viirelaiul juunis, kus LHV on kaasa löömas ja sündis Eesti-Vene noorte keelekonverents 32. keskkoolis, mis 2 nädalat tagasi toimus. Ja seda tegid juba meie lapsed, seda ei teinud enam minu fond. Me muidugi otsisime neile juhendajaid ja aitasime ja ka toetajaid, aga nad tegid seda ise. No väga tänuväärne.
ma tuleks korra selle lähisuhte vägivalla juurde tagasi, et üks suur ja väga varjatud osa on sellest majanduslik vägivald, eks, ja see võib-olla esmapilgul tunduda, et see on kuidagi selline sekundaarne mure, aga ta tegelikult omab päris suurt mõju, eks ole, kogu majandusele samamoodi. Kahtlemata, jah. Ja mis teeb selle asja raskeks, on seda on väga-väga raske tuvastada ja te olete öelnud ise, et seal tegelikult peaks väga aktiivselt selles osas aitama ka tööandjad näiteks. Et kuidas sellega läheb või kas on mõnest riigist äkki tuua häid selliseid töötavaid praktikaid? Ja, me tegelikult selle kompetentsikeskuse loomisega toomegi maale ja kohandame siis eelkõige Inglismaal, aga ka Prantsusmaal levinud metoodikaid. Seal ei ole selle teemaga nüüd, ütleme, sajandeid tegeletud, et ka need kehandid on seal 10 aastat, võib-olla natuke vanemad, kes nende asjadega tegelevad. Aga jah, on välja kujunenud praktikat. Mõne asjaga meil Eestis ei ole üldse vaja tegeleda. Meil näiteks puudub mehe-naise ühiskonto. Aga nagu me teame, siis paljudes riikides see on ja mõnes riigis sa ei saa ka täna, kui sa oled naine, oma pangakontot kinnigi panna, kui mees ei luba. Et selles mõttes nemad toetavad seal juba sellisel tasandil. Neid probleeme meil ei ole, aga meil võib-olla on see märkamise oskus ja see arusaam, et see tööelu ja see eraelu, et mul on nagu töötaja, kes ei saa toime, siis ma pigem lasen ta lahti, isegi kui ma võib-olla saan aru, mis toimub. Seal on siiski välja mõeldud metoodikaid, kuidas inimesi välja aidata sellest tsüklist. Ja juba see teadmine, kas või see väike, ma ei tea, märke tualettruumi peeglinurgas, et meil on lähisuhte vägivalla teadlik organisatsioon ja kui sul on mure, siis pöördu personalijuhi poole. Eks ole, et inimesed teavad, et nad saavad siin tööl, nad pea otsima seda, võib-olla neile tullakse kohe autoga vastu tööle, nad ei saagi kuhugile minna seda abi mujale otsima, et selliseid lihtsaid võtteid lihtsalt maale tuua, levitada, aga muidugi, kui sa annad selle lubaduse, siis sa pead ka teadma, mis nüüd edasi saab ja kui siis tulebki see töötaja. Ta tuleb täna ka tegelikult, meil on väga hea koostöö HR-seltsi ja personalijuhtidega siin riigis ja nad tulevad ka täna, aga täna ei ole ettevõtetel teadlikku seda rada välja joonistada, et mis siis hakkab juhtuma. Tegelikult võiks olla, et loomulikult ei lähe ükski ettevõte tegema seda tööd, mida teeb ohvriabi või naiste tugikeskused, aga mida nad saavad teha, on näiteks tagada tööalast turvatunnet. Öelda, et me mõistame, me hoiame sind siin tööl, meil on hästi raske Eesti inimestel ka seda mõista, et sa said teist korda peksa, miks sa ikka ära ei tule. Lihtsalt, et su töökeskkond oleks ohvri teadlik, miks need lood kestavad, see sama majanduslik mure toimetuleku ees, eks ole. Ja kui sul on 10 aastat seletatud, et sa ei kõlba mitte millekski, siis lõpuks jõutakse sinikateni, siis sa ei julge ära minna, sest sa arvad, sa ei kõlba mitte millekski. Et tööandja peab teadma, et need probleemid on, neid ei saa lahendada ühe ropsuga. Sa pead mitu korda võib-olla pakkuma seda abi, et kuule, sa töötad täna meie kontoris Pärnus, aga võib-olla sa tahaksid töötada Raplas. Eks ju, et sul tegelikult on tööandja neid viise ja võimalusi, aga selleks sa pead olema vägivalla teadlik ja sul peab olema kogu organisatsioonis see teadmine, et me aitame ja me toetame. Ja ma arvan, et see võib isegi ehmatav olla, kui palju me hakkame neid teateid siis saama seda kaudu tegelikult, sest Eesti inimesed ei julge väga pöörduda ja need natukene nukrad lood, kuidas ka kohtust ei ole saadud abi. Ja kui sa ei saa kohtust seda süüdimõistvat otsust, sa tunned ennast nagu läbikukkununa, et sa üldse võtsid selle teekonna ette, kuigi tõenäoliselt vähemalt sa oled sellest vägivaldsest suhtest ju ikka vabanenud selleks ajaks, siis inimesed ei otsigi seda abi. Et me näeme, et meil tegelikult täna pöördumiste arv väheneb, aga samas küsitlustes on näha, et inimeste arusaam, mis on üldse lähisuhte vägivald, tegelikult paraneb ja kokkupuutujate hulk ei vähene. Nii et kuskile läheb see asi meil kaduma uuesti vaiba alla. Me peame kõiki ühiskonna osapooli võimestama. Oskus ära tunda, et sa ikkagi oled ohver ja sa ise ei ole midagi valesti teinud. Jah, see ka just ja siis ka see, et ka töökeskkonnad võiksid olla tõesti need tegelikult mujal, miks nad seda teevad. Üks on see rahaline mõõde, aga teine on töökeskkonna ohutuse mõõde. Et kui see kodus veib see hull kirvega, siis üks hetk tuleb ja vehib tööl ka. Võtad selle tööle kaasa? Jah, just. Kuidas meil Eesti organisatsioonides ettevõtetes sellega on? Kui palju selle peale mõeldakse või tegeletakse täna? See on uskumatu, aga huvi oli tohutu, kui me hakkasime käima ja küsima, et kes tahaks kaasa lüüa. Et päris ära sellist muidugi oleme rääkinud suuremate ettevõtetega loomulikult eelkõige, sest see kompetentsikeskuse ülesehitamine vajab üksjagu ressurssi ja ma loodan, et väiksemad hiljem saavad seda teenust küll, eks ju, seda kompetentsi sealt hankida, aga selge on ka see, et suuremate ettevõtetega tegeledes selles on ka mastaabiefekti.
ja see huvi kaasa lüüa oli nii suur, et see paneb mind mõtlema, et kindlasti vähemalt personalijuhid olid selle peale juba ka ise mõelnud, et tegelikult nad näevad ja neil täna ei ole meetodeid. Ja see ilmselt üks asi võib-olla, mis sellise seda rääkida sellest teemast ongi see, et teestlaste puhul ilmselt on see sekkumise teema, et ma ei taha sekkuda teiste nii-öelda pere ja isiklikesse asjadesse ja ma ei tunneta võib-olla seda piiri, et kus ma peaks sekkuma ja kus ma peaks eemale hoidma. Tead, see ei ole isegi ainult eestlaste puhul, et ega see on ka mujal ja meil on nagu arvamus, et see lähisuhte vägivald ei toimu nii-öelda korralikes peredes, kus on jõukust ja kus on kõik nagu pealtnäha läigib, et meil oli ja nüüd, kui meil oligi see ettevõtjate esimene kogunemine sellel teemal, meie viimane lähisuhtevägivalla konverents, kus Madis käis ka rääkimas ja siis seal meile jagas oma lugu keegi, kes oli ikkagi nagu fantastiliselt finantsiliselt kindlustatud, väga edukas partner ettevõttes, eks ole. Ja ometigi ta ka varjas 20 aastat, mis tal kodus toimub. See häbi on nii suur tihtipeale ja kuigi seal oleks olnud ju mingit probleemi majanduslikku ega mitte mingisugust, eks ole, aga kuidagi me oleme juurdunud sellesse, et me nagu ilmselt ei saa, ma arvan, et ühel hetkel on häbi ja järgmisel hetkel ei saa sa enam võib-olla isegi aru, kui ohver sa oled. Ma ei tea, ma ei ole ise kunagi selles rollis olnud, aga ma olen õppinud ja püüdnud aru saada ja lugenud selle kohta ja kõige keerulisem ongi jõuda sinnamaani, et ühiskond eeldab teatud teovõimet, et ma just käisin podcastis rääkimas kohtunikega sellel teemal ja nad olid ikkagi ka, et aga see naine peab ju seda abi nagu ka otsima ja ma olen seda mujalt ka nagu kuulnud, et sa pead ikkagi ise tahtma. Aga minu jaoks on see olukord võrreldav sellega, kui sa ütleksid inimesele, kes on jalaluu murdnud, et kuule, kobi nüüd ise siia autosse ja lähme siis sinna EMO-sse. Et me peame kuidagi aru saama sellest, et see trauma on täpselt samasugune nagu see jalaluu murd. Ohver vajab abi. Jah, ohver vajab abi, me peame tõstma ta sinna kanderaamile ja panema sinna kiirabi autosse. Midagi ei ole teha, ta ei tõuse püsti, ükskõik kui palju sa talle ei ütle, et kuule, ole nüüd ise ka tegija. Ma mõtlen, et ma küsin võib-olla seda ka veel korra, et mida ettevõtjad saaks teha just selle majandusliku vägivalla vähendamiseks. Et kas on mingisuguseid häid nõuandeid, ettepanekuid, et mida saaks teha, et seda vähendada? Mõned ettevõtjad on mulle öelnud, et nad on märganud oma klientide puhul, et iga klient ei ole oma finantsotsustest selgelt vaba. Ma ei lähe detaili, Eesti on väike riik ja ettevõtjaid on ka vähe. Aga just need ettevõtjad ongi küsinud, et kuidas ma saan vaikselt märku anda, ma nägin seda. Ma olen kindel, et ka pangas on täpselt samamoodi selliseid juhtumeid. Ja neid võtteid tõesti ongi. Vaikselt vaadata, pakkuda abi, öelda, et kas te sooviksite tassi kohvi, võib-olla tahaksite tulla siia kõrvalruumi, võib-olla keegi läheb WC-sse, seal võiksid olla tõesti need sildid, eks ole, et kui sul on probleem, anna meie kliendihaldurile märku. Et sellised võtted tõesti on ka olemas, aga jällegi sa saad minna abi pakkuma, kui sa oled ette valmistanud oma töötajaskonna selleks, et nad sellisel juhul pööraksid tähelepanu. Et võib-olla natuke sarnane probleem on nüüd nende petturitega. Te olete juba üsna hästi õppinud märkama, et kui inimene tuleb ja ütleb, et ta panka ei usalda, aga ta paneb oma raha smartposti, et siis on kindlas kohas, siis te püüate seda raha mitte anda. Ma olen üsna kindel, et teritatud silmaga märkab ka seda majanduslikku vägivalda, kui tullakse laenu võtma, midagi muutma laenulepingutes, kas kõik osapooled tunduvad võrdsed ja vabad. Kui tundu, peaks olema meetod, kuidas anda märku, et nad seda ei ole. Et kõik sellised võtted peaksid olemas olema, aga hästi oluline on mitte deklareerida enne, kui sa sisuliselt oled tasemel ja meie tööandjad täna alles õpivad. Ja mul on isiklikult väga hea meel, et just see majandusliku vägivalla osa sellest aina rohkem räägitakse, sest et seda on pisendatud väga pikka aega ja ei ole peetud nagu mingisuguseks suureks teemaks, sest kellelgi ju sinikat ei ole, eks. Ja. Aga seda eksisteerib ka ilma selle füüsilise vägivallata ja mõnikord selle tagajärjed võivad olla veelgi laastavamad ja pikaajalisemad.
tegelikult ei olegi ju selles mõttes vahet, kuidas me teise inimese sisemise mina ja enesekindluse ära hävitame. Kas sellega, et me ütleme, et talle on paks ja kole, sellega me ütleme, et see on lollid sõbrad, ära suhtle nendega, piirame tema suhtlust, sellega, et me võtame temalt ära tema raha või ei võimalda tal näiteks oma karjääri arendada selleks, et tal oleks oma raha või sellega, et me teda peksame. Et tegelikult ei ole mitte mingisugust vahet. See on teise inimese hävitamine ja seda ei tohi teha. Nii et jah, loomulikult on justiitssüsteemis, eks ole, lihtsam võib-olla abi saada seda laadi vägivalla vastu, kus on ka füüsiline aspekt, aga samal ajal tegelikult ma olen kindel, et meie tsiviilkohtutes näiteks lahutusvaidlustes on majanduslik vägivald ongi selle protsessi osa ja taasohvristamine kahjuks ka suuresti on selle protsessi osa. Nii et me peame olema vähemalt teadlikumad, isegi kui me ei saa seda täielikult ära hoida, eks ole. Aga üks oluline osa vundamendist, eks ole, kuidas just nimelt sellised olukordi ennetada, on rahatarkus. Kindlasti, jah. Eks, et seda hakatakse õpetama maast madalast ja seda ongi seda korrutama nagu selles osas just neid põhipunkte, et sinu rahaasjad on sinu enda asjad ja sa peaksid ikkagi haldama oma rahaasju ise, sa peaksid oskama neid hallata. Ehk siis see vundamendi ladumine maast madalast ja teie olete ise meedias öelnud, et kui sa rahatark ei ole, siis mingi hetk hakkab sinu eest tegema otsuseid sinu laenuhaldur, eks. Ühest küljest jutt täiesti õige, teisest küljest meie reaalsus täna on ole see, et kolmandikul Eesti inimestel puuduvad täiesti säästud. Kuidas sellest rattast siis nüüd välja saada, et no see on ja ma olen seda juttu, et laenuhaldur teeb sinu eest otsuseid, ma olen pidanud seda, ma olen põhjendanud, miks ma ei ole läinud poliitikasse näiteks sajandi alguses, et pakkumisi oli päris palju, eks ole, ja ütlesin nagu alati ei ja läksin aga jälle tagasi ettevõtlusesse ja see põhjus just nimelt see oli, et mulle tundus, et mul ei ole piisavalt finantsvabadust ja ma ei mõtle selle all seda, et elu lõpuni ei ole vaja tööd teha, aga et kas ma saaksin hakkama näiteks 6 kuud või aasta ainult säästude varal, eks ole, et minu meelest on parem, kui sellises heitlikus ametis, nagu siis, kui sa oled poliitik, on sul see vabadus vähemalt olemas, et sa alati tead, et sa ei pea nagu kogu aeg muretsema selle pärast, et mis siis saab, kui ma täna teen selle iseseisva otsuse, selle eest mind karistatakse halva kohaga valimisnimekirjas, eks ole, et see on see, mis on hästi oluline. Aga rahatarkusest nagu ma arvan et iga laps peaks teadma, et ta on ise ja ainult ise vastutav selle eest, et tal tekiksid säästud, et need on tema säästud ja ka selle eest, et kui ta nüüd suureks kasvab ja loob pere, et siis mitte kellelgi ei ole õigust öelda, et sul ei tohiks olla oma säästud. Ja ütleme, kui 90-ndatel pere luues meil veel ei olnud nagu tööriistu, siis täna tegelikult ju on igal ühel tööriistad oma sääste kaitsta. On võimalik valida erinevaid vararežiime, et kõik, mis siit edasi tekib, on ühine, enne on lahus, eks ole, või ongi lahus vararežiim. Et inimesed võiksid tegelikult teha neid otsuseid teadlikumalt ja targemalt terve oma elukaare vältel. Ja kuidas seda õpetada, et meil on üsna halb inimene, kelle käest seda küsida, sest et mul on loomupäraselt suur säästmiskalduvus, et ma see 60 rubla stipendiumi sain, ma panin ka, kuna osa elas 40-ga, ma elasin ka 40-ga, panin 20 kõrvale ja oligi niimoodi, et juba 3. kuul sain omale väga šefi jope osta päris kalli, sest mul oli tekkinud mingisugune ressurss ja tollel ajal ütleme, et oli tõesti näpud kogu aeg põhjas, aga sa said selle väikesegi säästuga midagi alati teha ja ma olen ükskõik, mis mu palk on, alati vähemalt 10% pannud siin ongi kõrvale. Oluline see, et see harjumus tekiks just varakult, sest hiljem ennast, kui kulutused on juba kasvanud, sundida säästma on oluliselt keerulisem. Jaa, aga ma arvan et tasukski kohe algusest peale harjutada ennast sellega, aga see harjumus ei teki teisiti, kui seda pead sa nägema oma kodus tõenäoliselt. Meil ei olnud seda võimalust meie põlvkonnal, sellepärast, et tollel ajal olid probleemid täitsa teised, et sul oli see väike palk oli sulle ikkagi garanteeritud ja töökoht ka Nõukogude Liidus, eks ole, et sul ei makstud küll nagu mitte midagi, sul ei olnud mõtet ka rohkem teha, eks ole, aga töökoht oli peamiselt garanteeritud. Tänapäeval peab inimene kogu aeg arvestama sellega, et tal oleks see paindlikkus. Muidugi on töötuskindlustus ja see on väga oluline, et see on, aga kui sa tahad teha ise neid vabu valikuid, et kas või see, et kui sa arvad, et sa tahaksid minna näiteks midagi veel õppima, sul on vaja luua see vaba aasta, siis tee seda oma säästuga ja säästmisega. Et mis muidugi
noh, natuke võib-olla segab seda pilti, on siin see kõik see suur, ma olen ka see koolkond, kes ütleb, et see jutt, et pane oma väiksest palgast kõrvale ja saabub õilis finantsvabadus, et see on tegelikult jama. Ma olen ükskord käinud ka, sest oli Äripäeva konverents ja kõik rääkisid seal, et osta neid aktsiad raudselt nagu performivad ja alati käitu nii. Ja siis kuulasin seda preskriptiivset juttu ja siis mõtlesin, et tegelikkus on ju ikkagi see, et kõigepealt peavad sul olema sissetulekud, millest sa säästad ja siis sa saad investeerida ja mõistlik horisont sellel investeerimisel on siiski see, et ma üritan oma säästude väärtust säilitada. Ja kui ma juhtumisi taban seda kullasoont, siis see on nagu boonus, eks ju. Et noh, see on tegelikult see realistlik lähenemine sellele rahatarkusele minu jaoks. Ja ma arvan, see on nagu mõnevõrra võib-olla mõistlikum. Nende väikeste summade puhul võib-olla isegi olulisem on see äkki, et su mõtteviis muutub. Et isegi siis, kui sa paned see sama 10 eurot kas või kõrvale, et see ongi see, mis sa saad kõrvale panna reaalselt ja nii ongi. Aga see aitabki sul seda distsipliini hakata kasvatama. Isegi mitte ainult. Mina mäletan, et kui mina neid oma pisikesi sääste tegin, siis ma kulutasin nad ära mingi 2 või 3 kuu pärast. Ja tänases päevas triviaalsetele asjadele täna ei korja keegi jope jaoks raha või saabaste jaoks. Aga tollel ajal oli see jumala tavaline, et sa pidid jope ja saabaste jaoks. Külmiku jaoks läks mul terve aasta näiteks. Ehk et sa pididki korjama nende asjade jaoks nagu raha, aga see tulemus oli ju seda väärt. Et see minu arust nagu kogu aeg ise nagu võimendas ennast sellise käitumise mõistlikkus. Et ma ei vingunud, et mul ei ole raha osta külmkappi, vaid ma panin kõrvale ja siis ostsin külmkappi. Et nagu see aitas. Sissetulekutest rääkides te hiljem olete öelnud, et võtsitegi eesmärgiks selgelt endale mitte minna tööle alla 3-kordse Eesti palga. Yeah. Kas see selline mõte või põhimõte tuli selgelt kaasa ka sellest, milline oli teie lapsepõlv? Ei, see tuli tegelikult hiljem, et see tuli sellest, et ma mingil hetkel olin üksik ema ja mul oli 2 last ja ma vestlesin oma tütrega, ma täitsa mäletan seda arutelu ja mul oli nagu see küsimus talle, et kas ma nüüd olen alalhoidlik ja lähen näiteks ülikooli juurde tööle, rohkem vaba aega, vähem sissetulekuid, eks ole, või ma nagu jään erasektorisse, päris palju töökoormust, lapsed peavad ka üsna hästi ise hakkama saama, aga ütleme, et raha nagu oleks. Ja Silja oli väga seda meelt, et võiks ikka olla. Siim oli väiksem, temaga ei olnud mõtet seda vestlust pidada. Siis ma mõtlesin nagu selle enda peas läbi ja ma mõtlesin ka selle peale, et mul oli tollel hetkel ka see valik, et kas teha mõni oma ettevõtte, kõik tegid, eks ajastu oli selline, oli ka ideid. Ma sain aru, et ma nagu seda riski päris ei saa võtta, eks ju, et ma saan otsida kõrgepalgalisi töökohti. Sest siis spetsialistina suuremates organisatsioonides ja see tagab mulle selle 3 keskmist palka ja tõepoolest tegin endaga kokkuleppe, et peab olema väga hea põhjus, miks ma sellest alla lähen. Üks kord tegin sellise möönduse, läksin peaminister Laari majandusnõunikuks. Rohkem ei ole teinud. Kas oma lastele raha õpetamine tuli teie peres varakult? Või kõigepealt algas nende jaoks mingil määral tuleviku kindlustamine ja elluastumise stardipaketi selline kogumine või ikkagi maast madalast olid nad rahateemadesse kaasatud? No Silja on 88 sündinud, Siim 93, väiksemad lapsed hiljem, aga tollel ajal ei olnud mingeid stardipakette ja nõnda edasi, et see sama vestlus Siljaga, ma arvan, see võis olla üks esimene rahatarkuse teemalisi arutelusid meil kodus ja ma arvan küll, et lihtsalt selle isikliku eeskujuga sa nagu õpetadki neid, kuidas majandada, kuidas toime tulla. Ja ütleme, stardipaketid on minu arvates selles mõttes väärtuslikud, et kui sa suudad oma lapsele anda mingisugusegi elluastumisel kaasa mingisuguse vara ja ma arvan, väga paljud minu põlvkonnast on neid teisi ja 3. kortereid ostnud ka laenuga, eks ju, selleks, et anda oma lapsele midagigi üle, mis tagab talle võib-olla sellise esimese suurema vabaduse. Võib-olla meie hulgas on võib-olla palju ka neid. Mina näiteks oleksin tahtnud olla teadlane, aga ma ei saanud lasteaiakohtade kulu kaetud sellega aastal 92, eks ju. Ja ma ei saanud olla teadlane, et meie lastel ei oleks nii piiratud valik. Et ma arvan, et see on võib-olla see koduse stardipaketi väärtus kõige rohkem. Kas te tunnete, et tänasel põlvkonnal on jätkuvalt seda sama valikut vaja teha, et kas minna sinna suunda, mida inimene sees tahaks teha või minna sinna suunda, mis tagaks majandusliku kindluse? Ma kardan, et seda valikut on ja jääb ja tegelikult on üks nõrk koht vabade demokraatlike ühiskondade arengus just see, et meil on tänu sellele, et meil on tugevad sotsiaalprogrammid, ei maksa tööandjad tegelikult tööjõu kogukulu. Ehk et mis asi see muu on, kui otsene toetus ettevõtjale, kui inimesed saavad näiteks palgatoetust. Suurbritannias äärmiselt levinud meede, palgatoetus.
sotsiaalpinnad, eks ju, selleks, et üldse kuskil rikastes linnades saaksid ka keskpärase sissetulekuga ja nende hulka lähevad täna vägagi professionaalsed inimesed, medõed, politseinikud, otsapidi arstid, eks ole, saaksid üldse elada nendes keskustes, peavad nad elama sotsiaalpindadel. Mis see muu on kui see, et riik ja riigieelarve on võtnud osa palgakulu, mis on tegelikult õiglane selle töö eest, selleks, et selles piirkonnas seda tööd osta, peaksid sa maksma selle kulu. Mis siis juhtuks, kui Londonis pitsa maksaks 3 korda rohkem? Juhtuks see, et pitsamüüja saaks tunni aja kaugusel kioskist elada iseseisvalt toime tulles. Täna ta ei saa, ta peab elama Grenfell Towerites, eks ole, mis on sellised äärmiselt odavad ja isegi, nagu me teame, ohtlikud sotsiaalpinnad. Et see on see auk, kuhu me oleme ennast oma sotsiaalse turumajandusega kaevanud, et ma väga väärtustan riigi kui viimase instantsi kindlustaja rolli ja riigi kui laias mõistes ümberjagaja rolli, ehk et haridus ja tervishoid peaksid olema nagu kõikidele kättesaadavad. Kuigi ma arvan, et mitte päris nii, et sa sotsiaalmaksu maksma pea ikka saad kätte, eks ole, aga noortele võiks olla. Aga mis puudutab siin ülejäänud sotsiaaltoetusi, siis minu arust peaksid riigid pidama oma ettevõtjatega maha ühe tõsise vestluse sellel teemal. Vabastame riigieelarve nendest kuludest, mis tegelikult on palgakulu kompenseerimine riigieelarvest. On ju nii? Ja siis me saame selle riigieelarvega teha rohkem neid asju, mis päriselt on vaja, kas või kaitsekulusid. Ja kui me nüüd mõtleme, lähme korra sinna selle elukutse valiku peale tagasi, et täna see maailm ja need trendid on tegelikult ikkagi väga kiiresti muutuvad ja sellist karjääri on raske tänapäeval planeerida, et ma olen nüüd õppinud endal mingi ameti selgeks ja ma teen seda tööd järgmised 40-50 aastat. Et võib-olla siit mingi noortele hea soovitus, et praegu ongi just lõpueksamite aeg ja inimesed peavad tegema elulisi otsuseid. Et millest lähtuda, et mingisugune selline pidepunkt, et kui ma päris täpselt ikkagi ei tea, mida ma õppida tahan ja ma tahaks ikkagi, et oleks mul ka tulevikus tasuv ja ma ei jääks selle kuidagi tööturule üksi, et mingisugused sellised nõuanded. Ja minu meelest tänases maailmas kehtib raudselt see, eriti kui sa oled 9. aga vist isegi ka kui sa oled 12. klassis, et kui sa ei ole päris kindel, et sest tuleb väga hea kirjanik, siis ära loobu reaalainetest enne aegu. See kitsas matemaatika, hoidke eemale sellest, see on väga ohtlik asi. Et tänane maailm vajab ikkagi hästi selgelt arvutamisoskust ja võib-olla on see ka selline läänemaailma selline pendli liikumine, et vaata, meil on ju veel ka kui ütleme 10-20 aastat tagasi, eks ole, haritud inimene ikka ju teadis, kes on Balzac ja Shakespeare ja sa ei saa öelda, et mul see Tammsaare, see on ammu meelest läinud, siis sa nagu harimata, ebakultuurne inimene. Ja samal ajal jookseb nagu meil täitsa palju maailmas ringi inimesi, kes ei kõhkle hetkegi tunnistamast, et kogu kooli matemaatika, keemia, füüsika on nende peast ammu pühitud ja neil ei ole õrna aimu, mida tähendab hõõrdejõud jätta arvestamata või et milline on siis parabooli võrrand. See on okei, aga see ei ole okei tegelikult, nii et hoidke nende reaalainete ligi. See selgelt tagab teile tööturul ka konkurentsivõime. Ükskõik, kas me mõtleme siin täna andmeanalüütikutest, tehisintellektiga tegelejatest, progejatest, nendest inimestest, kes vastutavad, et majad ikka püsti püsiks ja rongid sõidaksid. Kõik need praktilised asjad tegelikult. Meil on suur käsil, suur energiasüsteemide ümberkorraldus ja muutmine. Et Eesti tööturu probleem täna muidugi selgelt on see, et see koht, kus on ainult bitid, baidid ja raha, tõmbab sealt, kus on ka see raske inseneeria rahvast ära, sest et palgad võivad erineda 3-4 korda, eks ole. Aga ma olen üsna kindel, et päris nii see nagu igavesti ei jää, et tegelikult kõiki inseneri erialasid on järjest rohkem vaja. Ja ma ei taha siinkohal sugugi alaväärtustada neid, kes tõlgivad Vana-Kreeka keelt ja nõnda edasi. Ega ka seda, et ei peaks teadma, kes on Shakespeare või millised olid antiik-Kreeka tragöödiad ja kuidas need legendid omavahel seotud on, see kõik on väga okei teadmine. Aga ei saa olla ka haritud inimene, kui sa ei oska lahendada ruutvõrrandit. See peaks olema see sõnum. Te ise praegu tõite sisse tehisintellekti, eks ole, et see on nüüd viimased pool aastat väga aktuaalne teema olnud ja selle üle arutatakse nüüd ette ja taha, et küll ühed ütlevad, et see võtab nüüd ikkagi varsti kogu tööturu üle ja teised ütlevad, et see pigem selline Pandora laegas ja me üldse teda ei tunneta neid ohte, mida need endaga kaasa toovad. Fakt on see ilmselt tänaseks päevaks, et meie elu ta muudab
lihtsalt me ei tea veel, mis määral või mis ulatuses. Mis teie arvamus sellest on? No iga tehnoloogia on hävitanud ära vana tüüpi töökohad ja mõnikord on see inimkonnale olnud kaunis valus, et kui ikkagi põllumajandust hakati industrialiseerima, tulid traktorid, rahvast kõvasti jäi üle, kõik läksid linna, industrialiseerumine oli selles faasis, kus ütleme, töötajate heaolu ja tervise peale keegi ei mõelnud, eks ole, mõtleme suduse Londoni peale tagasi ja nõnda edasi. See kõik oli kaunis kole, sest see elati üle tegelikult vaesema rahva kulul. Nende nahk sai parkida sellest, eks ju. Ja tänapäeval me vast oskame neid üleminekuid paremini teha, et siin tuleb jälle appi see meie hea haridussüsteem ja humanistlik mõtteviis, et kedagi ei jäeta nagu maha. Ehk et me saame neid muutusi ette valmistada ja neid pöördeid niimoodi üle elada, et ühelegi ühiskonnagrupile ei langeks suurem koormus kui teistele. Ja loomulikult muutuvad kõikide inimeste tööd, eks ju. Ja ütleme, kui see lihtne digitaliseerimine siin jättes tehisintellekti esialgu isegi mängust välja ju ka tegelikult võttis ära töökohti, siis olgem ausad, need ei olnudki töökohad, mida keegi tahtis pidada. Sa tegelikult tahad, ma ei tea, tegeleda pagasi check-in'iga või istuda kassas. Märksa lõbusam on hallata 10 kassat, kus inimesed lihtsalt lähevad oma pultidega läbi, eks ole juba, ja sulle jäävad ainult keerulisemad juhtumid. Et kõik need töökohad, mis kadusid seda kaudu, tegelikult olidki asjad, mis oleks ammu tulnud masinatele anda, mitte inimesi masinana kohelda. Nüüd, kui me jõuame siin tehisintellektini, siis läheb asi huvitavamaks, sest nüüd on arutelu all valgekraelised töökohad, eks ole ju. Ja siin ma pigem näen seda tootlikkuse tõusu ja mitte töökohtade kadu, aga seda suutlikkust, et me suudame sama arvu inimestega teha veel põnevamaid asju ja palju kiiremini. Et see seltskond õnneks on ka kohanemisvõimeline suhteliselt hästi, ma arvan. Nii et ma nagu kindel olen selles, et iga uus tehnoloogia loob uue laine töid ja töökohti. Ja mis võib-olla ongi kõige põnevam on see, et kui see esimene digiteerimise faas tekitas nüüd olukorra, kus inimese selliseks konkurentsieeliseks masina ees sai see empaatiavõime, suhtlemisoskus, siis nüüd võib-olla see tehisintellekt natuke tuleb ka seal kohas juba ja üritab justkui üle võtta ka seda rolli, aga seda kallimaks muutub ju iga minut või tund vestlust päris inimesega. Sest tehisintellekt ei ole päris inimene, sest et inimese enda, ütleme, aju toimimist me tänaseni ei tunne. Ja nagu kõik, ütleme, AI ja muud tehnoloogid teavad, me saame automatiseerida protsessi, mille me oleme lahti võtnud lõplikult. Aga me ei ole inimese toimimist lahti võtnud. Tehisaru siiski on meie jaoks rohkem nagu tööriist, mitte teerull uus revolutsioonist tuleb. Minu jaoks on ta nii, aga samas me peame nende riskidega arvestama. Hallutsineeriv tehisaju, miks ta tekib? Eks ju? Meil on täiendav risk sellest, kui inimesed ei mõista, et tehisaju võib ajada ka õudselt jama. Eks ju? Ta ajab võib-olla üha vähem, aga ta kindlasti ajab seda, eks ole. Et seal on riskid. Meil on siis need hästi suured globaalsed riskid, millele Jaan Tallinn viitab, et tehisaju võib meile kogemata liiga teha, kui me ei suuda teda ühel hetkel enam välja lülitada. Ma arvan, me peame kõiki neid asju arutama ja minu jaoks üks põnevamaid arutelusid ongi olnud ka see, mida vahest tuleb pidada, on see, kui tehisintellekti inimesed ütlevad, et nad on loonud mingisuguse superaju, siis minu küsimus algteadmistelt bioloogina on see, et kust te teate? Sellepärast, et mina bioloogina, ükski arst, ükski neuroteadlane ei ütle teile, milline on aju lõplikult. Järelikult ei saa väita, et te olete loonud aju. Järelikult ei saa modelleerida seda, kuidas inimene mõtleb, tunneb ja toimetab selle aju pealt. See teeb ära väga palju töid. Aga seda inimeselt inimesele suhtlust ta tegelikult ikkagi asendab ainult jälle nendes kohtades, kus see suhtluse tase oligi nagu madal. Et me teame küll, et meil Eestis on siin üks hästi vahva startup ju, mis Walmartile pakkus läbirääkimist tehnoloogiat on ju, et need, kes tõid mune ja kanu, eks ole, poodi, et need said selle süsteemiga läbi rääkida. Ja ma küsisin selles ettevõttes, et öelge mul, miks peaks keegi tahtma selle masinaga läbi rääkida ja vastus oli täitsa üllatav. Vastus oli seda, aga enne ei rääkinud nendega üldse mitte keegi. Kodulehel olid lihtsalt tingimused, et nüüd tekkis väike võimalus läbi rääkida, et kui sa ei taha seda raha kohe, siis sa saad natuke rohkem. Kui sa tuled oma transpordiga, siis sa saad natuke rohkem. Eks ju, kui sa oled natuke paindlikum milleski, siis on sulle kasulik, eks ole. Varem neid valikuid üldse ei olnud. Varem oli kodulehel teadaanne, tooge mune.
See on mingisuguse emotsionaalse sideme loomine lihtsalt. Isegi, jah, just. Nii et maailmas on väga palju kohti, kus inimesed saavad masina abil paremini ligi, aga eriti kallis teenus on see inimeseks olemise kõrge kunst ja vaat, mis on kõige vahvam. Et kui me koolis oleme hästi mures, et mida siis lastele õpetada, sest see tehnoloogia on ju kiviaeg, kui nad lõpetavad, siis vaat seda inimeseks olemise kõrget kunsti, empaatiavõimet, seda sama, kuidas märgata, et teine on rõõmus või kurb. Vaat seda me peame õpetama ja selliseks peab meie kool muutuma. See on väga-väga tähtis. Ja, et selle tehisintellekti puhul ennist rääkisime siin pikalt sellest allikakriitilisusest, et sa aru saad, mis on fakt ja mis on lihtsalt arvamus. Et tõenäoliselt see AI paneb siis sellise lisasurve nüüd ka sellele oskusele tegelikult peale, et kui ikkagi mina olen sattunud vaatama mingisuguseid AI poolt loodud videolõike ja siis sa pead ikkagi väga-väga hoolega vaatama, et aru saada, et see ei ole päris. No täna on lihtsalt see, et usutava videolõigu loomine on kallim kui sellise asja päriselus nagu lavastamine, eks ole. Nii et seda mõtet siis teha sündmuste puhul, mida päriselus ei ole toimunud, aga jah, see on, aga see ei ole selles mõttes uus, et kui me mõtleme siin, mis siin näiteks Ameerika demokraatias tekitas siin hästi palju kõneainet, üks Joe Bideni nii-öelda võltsitud telefonikõne või kõnetekst, eks ole. Ehk et selleks ei ole sul vaja nagu ülearu arenenud tehisintellekti, et selliseid probleeme tekitada, et meil tegelikult on ühiskonnas hästi suur probleem, kuidas olla kindel, et teave pärineb usaldusväärsest allikast, eks ole. Ja tegelikult tehnoloogiad pakuvad ju ka siin võimalusi, eks ole, lisada usaldusväärsetele allikatel oma QR-koode, et sa tead, et see tuleb tõesti Päevalehest näiteks ja sa tead, et neil on tugev toimetus ja nad toimetavad, eks ole. Või siiski veenduda, et sa oled sellel õigel kodulehel, ilmselt on võimalik interaktiivseid meetodeid välja kujundada, et sa tead, et sa tõstad päriselt Päevalehe kodulehel. Aga vaatamata kõigile nendele meetoditele, siis ma arvan jah, et järgmise 2-3 aasta suurim väljakutse on, kuidas inimesed üldse midagi usuksid. Sest ma arvan, et sellega jõuab üsna kiiresti kohale, et ei maksa uskuda. Aga nüüd on küsimus, kui sul on päriselt, ma ei tea, katastroof tuumajaamas, ja sa tahad seda uudist inimestele edastada ja 60% ütleb selle peale, et sul pole mingit katastroofi, sa üritad siin meid kontrollida sellega. Mõned lisavad sinna sellele katastroofile mingeid oma stsenaariumeid, mingeid oma versioone. Kuidas üldse üks riik jõuab oma kodanikuni sellises olukorras? Minu küsimus. Et me peame nagu selle usaldusväärsete kanalitega tõepoolest tegelema. Ja tänava aasta Müncheni julgeolekukonverentsil Microsofti eestvedamisel, aga kaasa lõid ka Google ja teised suured ettevõtted kirjutati alla üks selline asi nagu Technology Compact, mille mõte siis ongi toetada ühiskondi selles, et kuidas ära tunda fake'i ja kuidas siis leida meetodid, et ikkagi usaldusväärset informatsiooni edastada. See on mingil määral meile ka pangas tuttav teema viimastel aastatel just sagenenud pettuste osas, kus lihtsalt inimestele helistavad massiliselt petturid ja lõpuks, kui päris pank sind tahab kõnetada, siis kuidas sa ikkagi leiad ja saavutad selle usalduse? Täna on väga keeruline pangast kõnet teha. Ja ma ei usuks ühtegi. Et see on mingi petukõne. Aga iseenesest on see ju hea. Selles mõttes, et inimesed on nagu ettevaatlikud, eks ole. Ja ma olen ise ka ju, saame me kõik ilmselt seda spämmi ja neid SMS-e, et teie pakk on siin, klikkige tänna, on ju. Sa ikkagi näed ära, et see nagu ei ole ehe. See vähemasti, sul on mingi kogemus olemas, milline näeb Omniva sõnum välja, milline näeb see sõnum välja. See nõuabki süvenemist ja mõtlemist. Aga sa pead kogu aeg nagu mõtlema ja tähelepanelik olema ja su kõrv ja silm terituvad, aga just nimelt pöördprobleem. Kuidas siis ikkagi saada kontakti, kui päriselt on vaja? Ja mul on omal selline juhtum olemas. Mul helistas üks maailmas üsna tuntud inimene, tahtis teha koostööd. Ma saatsin ta kuu peale, sellepärast, et ei ole võimalik. Sa ei helista mulle. Et siis tuli leida usaldusväärne vahemees ja videokanal selleks, et ma võtaksin kontakti. Aga seoses selle sama petukõnede ja selle AI ütleme, mis tööriistad, mis muudab need pettused aina usutavamaks, on ka üks suur osa, eks ole, investeerimispettused, et siit me jõuame siis jälle selle rahatarkuse juurde, et aru saada, et see, mida läbi selle pettuse mul pakutakse, on ebareaalne. Sest et muidu sa ei saagi aru, et see, aga võib-olla ongi nii, sest et ma ei tea sellest teemast mitte midagi. Et aru saada, mis on nagu reaalne investeerimismaailmas ja
sellega seoses ma siis küsiks teie käest, et millal teie esimene kokkupuude oli börsiga või siis päris väärtpaberitesse investeerimisega? Ma investeerisin esimest korda sellise ettevõtte kaudu nagu HH investeeringud. Hansa Schluiger oli kunagi selline firma, see lõpetas ka halvasti esimeses krahhis, aga minul õnnestus sealt mõned kuud varem ma vaatasin, et mul on nagu raha nii toredasti kasvanud, ta oli ikka kordistunud ja väga lühikese ajaga, siis ma mõtlesin, et see ei saa niimoodi nagu jääda, ma igaks juhuks tõin oma raha sealt ära ja seetõttu mul ei olnud pennigi börsil, kui see kokku kukkus. Aga kui ma oleks oodanud veel 6 aega, oleks saanud võib-olla veel rohkem, aga kui ma oleks oodanud 3 kuud, oleks vist olnud juba hilja, ma täpselt ei mäleta seda asja, et see oli minu nagu esimene kogemus. Mul lihtsalt hakkas ühel hetkel hirm, et see ei ole nagu päris, et see ei saa olla, et see on nagu liiga hea. Ja siis ma võtsin oma raha sealt ära enne seda esimest börsikrahhi. Nii et ma sain üsna ruttu selle kogemuse, et no lihtsalt mul juba kohe hakkas nagu tunduma imelik, et kõik räägivad, et aina läheb üles ja üles ja noh, samal ajal me teame, et eks ta ole alla ka tulnud, on ju. Meil tollel ajal juba oli ligipääs suurepärastele ajakirjadele nagu Economist ja Financial Times ja muu sarnane, eks ole, et mingil hetkel kadus minu lusk ära, et see asi sama trendijoone peal nagu jätkub, eks ole, nii et sedasi läks minu esimene kogemus, jah. Ja edasi, nii palju, kui te oma portfelli just paotanud olete, siis kinnisvara on see varaklass, kuhu te oma tee leidsite? Jah, mul on kinnisvara, ma arvan, täna kindlasti ikka üle poole. Ja siis on mul on alati ka väga igavaid hoiuseid, ükskõik kui halvasti nagu maksavad. Aga ma arvan, et mul on kindlasti vähemalt mingi 15% on mul hoiuseid, 20 isegi. Siis on mul ka klassikaline aktsiaportfell. Et lihtsalt ei jääks ilma, kui hästi läheb. Ja mul on muidugi pensionifondid. Teine nendest on väga konservatiivne, see on tuleva indeks ka, eks ole, et ta peaks olema suht odav pidada. Ja 3. sammas on natukene heitlikum, sest kui nad mõlemad on, las nad siis olla tasakaalus. Et nii mul on, siis on mul paar otseinvesteeringut, paari Eesti startupi ja need on sellises suurusjärgus, et kui sa ostad aasta head ärikoolitust, sa maksad umbes sama palju, nii et kui see läheb halvasti, siis ma olen kindlasti väga palju õppinud sellest ja väikesed siis osalused ka seal 10% võib-olla minu investeeringute mahust või natuke isegi vähem. Kokku võib-olla 10 siis erinevates fondides, True Sea Ventures ja Super Angels 2, kus mul on ka siis väike investeering. Nii et ta on üsna hajutatud. Ma püüan mitte millestki päriselt ilma jääda, väike fear of missing out on ikka ka, eks ole, kogu aeg kaetud. Aga samal ajal ma ei pane kindlasti ühele varaklassile suurt lootust. Sa märkasid, et seal ei ole krüptot. Ma olen kunagi pidanud ühe suurema vaidluse. Kas ei ole olnud ka? Ei ole jah, mul oli kunagi tohutu vaidlus Tim Draperiga tema enda akadeemias selle üle, et ta ei suutnud mulle öelda, et raha on ju majanduse mõõt. Millise paganama majanduse mõõt see tema krüptoraha on? Siis ta rääkis mulle midagi, et saab tema akadeemiasse nagu aastamaksu saab maksta ja kuskilt pidi saama Maci osta ja muud sarnast. Mulle see ei sobi. Mina tahan aru saada, et raha hulk vastab sellele majanduse mõõdule. Ja ma lihtsalt arvan, et see maailm, kuna see on ülisuur, see on nagu nii globaalne ja kõiki hõlmav Ponzi skeem, see kestab nagu kaua ja neid tekib ka uusi ja osa inimesi saab ka päriselt rikkaks nagu ikka Ponzi skeemidest. Ta on demokraatlikum kui need, kus üks mees selle välja mõtles, eks ju. Aga suurtes piirides ei ole siiski võimalik, et me loome demokraatlikult raha ja me ei näita, millisele majandusele see raha vastab. Et Big Maci indeksit see niikuinii ma ei suuda välja arvutada. Nende rahade kohta seni ma nendest hoian kindlasti eemale ja ma ei näe ka, kuidas see võiks juhtuda. Iseasi on igasugu digivälletid, mida Euroopa siin ka loob, millel on reaalne kate, reaalne rahaline kate. See on lihtsalt nii, nagu sul on sularaha ja sul on arveldusarveraha ja me hoiame teatud kogust ainult sularaha selleks, et arvete nagu hulka katta, eks ole. Et digivället on midagi sarnast, aga digivället ei ole kindlasti krüptoraha. Kust te leidsite tee kinnisvara juurde just vist oma investeerimise algusaegadel oli kinnisvara üks hetk see, millest te nagu oma selle? Jah, sest ma alustasin kuskil 20 aastat tagasi, natuke vähem ja sellel ajal oli kindlasti Eesti kinnisvara alahinnatud varaklass. Palgad tõusid kiiremini meil, kui inimeste julgus osta uut kinnisvara. Ma ei ole kunagi ostnud vanu kortereid, ainult uusi, et see varaväärtus nagu oleks säiliv. Ja ma tegin seda ka selle arvestusega, et vaata ükskõik, mis juhtub ka rahaga ja korterite hindadega, aga korter on korter ja mul on lapsed. Tal on mingi väärtus minu jaoks igal juhul, eks ole. Selles mõttes ta tundus selline mõistlik viis investeerida igal juhul, nii et see kinnisvara huvi tuleb nagu sealt. Ja. Aga see ei ole väga suureks läinud, just on 5 korterit.
see ei ole nüüd mingi tohutu. Aga jah, ma arvan, ma just mõtlesin selle podcasti peale, et ma esimese ostsin, ma arvan, maksis 60 000 ja see oli värskelt ehitatud majas. 60 ruutmeetrine 2-toaline penthouse, viimase korruse korter. Aga ma saan aru, et see 2008 kriis oli selles osas nagu piisav ehmatus, et nii-öelda börsile või väärtpaberitesse enam väga nagu tagasi ei tõmmanud või? Ei, mul on portfell. Okay. Mul on olemas, aga ma ka praegu ei ole tema tootlusega üldse rahul. Ma ei tegele taga ise, ta on mul ühes Eesti pangas ja vedeleb seal mõneaastase lepinguga ja nagu ma ütlesin, mu 3. sammas on ka riskialtim kui teine. Et ma saan aru, et kinnisvara selline pooldamine ongi siis pigem tänu sellele, et ta on vähem volatiilne. Ei, ta lihtsalt jah, alati, tal on see jääv väärtus. Ta nullini, su alusvara ei saa ära kaduda päriselt ikkagi, eks ole. Ütleme saab, me teame nüüd ekstreemsetel juhtudel, eks ole, siin Ukraina ja nii, aga NATO vihmavarju all, ma arvan, on kinnisvara väärtus päris hästi kaitstud. Ja just see lisaemotsionaalne väärtus, et mind ei hakkagi kunagi tõenäoliselt, ma ei müü neid kortereid ilmselt mitte kunagi, ma jagan need laiali oma lastele ja lapselastele, eks ole. Et see on rohkem nagu see võib-olla see põhjendus. Pärandvara. Jah, sisult. Aga te olete ka öelnud sellist asja, et kui tekib makromajanduse suhtes selline natukene kõhe tunne, et siis peaks oma portfelli puhtaks tegema. No see ongi põhinebki sellel investeeringute kogemusel ausalt. Et kas te olete seda nagu arvestanud veel, sest et olgem ausalt, selles makromajanduses on üsna kõhe tunne olnud päris pikka aega juba. See sõltub väga sellest, kus sa oled ja kui palju on sul nagu selliseid varasid, eks ole. Et täna ma suhtun väga rahulikult oma sellesse vedelevasse aktsiaportfelli kuhugi, sellepärast et põhimõtteliselt ei juhtu minu toimetulekuga mitte midagi, kui see kahaneb nulli. Mitte midagi ei juhtu, eks ju. Ja seepärast ma võin temasse suhtuda teatud üleolekuga. Tollel hetkel seal investeeringutes oli valdav osa minu säästudest, sest palju mul need ikka tollel ajal olla sai, eks ole. Ehk et need olukorrad on hästi erinevad, et sul ei olegi universaalset reeglit, et vastupidi, kui sul on ressurssi investeerida, siis ju tasub just siis, kui ajad on heitlikud nagu osta, sest sa võid olla ka põhja lähedal, eks ole. Aga see sõltub nii, see on nii individuaalne. Mina olen üsna riskikartlik. Kindlasti on minust palju agressiivsemaid investoreid, et minul on rahulik ööuni palju tähtsam ja sellepärast minu strateegia on säästude hoidmine, võimaluse korral ka kasvatamine, aga mul ei ole ebarealistlikke ootusi, et ma ei tea, 10-kordistan oma vara väärtuse ainult investeerimistegevuse kaudu näiteks 5 aastaga. Mul ei ole seda ootust. Võib juhtuda, kui mõni investeering väga hästi õnnestus, aga nagu mul ei ole endale seda pinget pandud. Kui me Eesti inimesi tervikuna ja nende finantsteadmisi, finantskäitumist vaatame, kus te näete, kus need kõige suuremad valukohad ja murekohad, puudujäägid täna on? Ma arvan, et üks suur probleem kahtlemata ongi see lootus, et kuskil on see finantsmaailm, mis teeks mu rikkaks, kui ma sinna oma varbad ainult julgeksin sisse kasta. Kiiresti ja väga rikkaks. Ma arvan, see on kõige suurem probleem, et see loob pinnase petturitele, see loob pinnase pettumusele investeerimises, et seda tuleks kuidagi vaigistada. Ja see on väga hea sõna, mis te just ütlesite, et ebarealistlikud ootused, eks, et jah, see mida tegelikult õhutab meedia ka ikkagi, et ongi, et kus siis nüüd kiiresti palju raha saada ja ruttu rikkaks ja see, et kui keegi hakkab sulle rääkima, et reaalselt see läheb aastakümneid võib võtta aega. Ei pruugi minna, vaat meil Eestis ju ongi see, et meil on tegelikult täitsa suur startup community, kus ongi läinud kiiresti, eks, ja see on super kihvt ja äge. Ja kindlasti ma olen ise ka väga kade nende inimeste peale, kes on neid ideid realiseerida julgenud. Nagu ma ütlesin, siis mina 90ndate lõpul valisin sellise konservatiivsema tee, eks ju. Osad on valinud teise tee ja on võitnud. On ka neid, kes ei ole võitnud. Ma tean ka ühte inimest, kes ütleb ausalt, et üritasin ka vanast peast minna seal tegema ja siis see lõppes majamüügiga. Et võib ka niipidi ju minna, eks ole. Et kahjuks nii on, et võttes suuri riske alati ei õnnestuta ja siis tuleb need riskid kahjuks realiseeruvad, et seda mõlemat peab teadma. Jah, nendest viimastest lihtsalt kahjuks väga palju ei räägita, et räägitakse, eks ole, edulugudest, et kuidas keegi on väga kiiresti rikkaks saanud, aga kui mitu lugu selle kõrval on siis täpselt niimoodi majamüügiga lõppenud, et siis sellest nii palju ei räägita, siis võibki natuke selline petlik illusioon jääda, et nii lihtsalt see käibki. Ei käi, jah, et tegelikult ikkagi me ju teame ja teie pankuritena teate seda ka, et
te ei anna oma tavalise laenuportfelli osana kellegi idee peale raha selleks, et ta saaks ehitada meile järjekordse ükssarviku. See asi ei käi nii, eks ju. Kahjuks mitte. Ja see põhjus, miks ta nii ei käi, on see, et teie raha pärineb teie hoiustajatelt, kelle ootused on konservatiivsed. Et ei saa seda teha, eks ole. Et venture fondid on teine asi ja teine osakond ja nemad saavad neid asju teha, sest sinna raha pannud inimesed arvestavad sellega, et võib juhtuda nii, et minu 100 000 saab 1 miljon, aga võib juhtuda, et saab 0. Ja, et see ongi tegelikult see noorte inimeste dilemma ka täna, et ühest küljest räägitakse seda, et noh, mine ja püüa oma unistust ja tee seda, mida sa armastad ja küll siis raha ja rikkus ka tuleb, et aga see alati kahjuks ei ole niimoodi, et teisest küljest on see edukultus, et kuidas sellest nagu üle saada, et mitte nagu tunda halvasti ennast sellepärast, et noh, mina olengi see, kes paneb oma palgast iga kuu mingi raha kõrvale. Kui ma mõtlen tagasi nende aegade peale, kui mina ka täpselt selline inimene ju olingi ja 35. eluaastani umbes ma selles kategoorias ka nagu võistlesin, et ma küll ei tundnud ennast halvasti. Mitte kuidagi. Noh, selles mõttes, et ma püüdsin luua omale selle puhvri, mis aitaks mul toime tulla, aga andsin endale ka aru, et näiteks sellest puhvrist ei piisa selleks, et kandideerida parlamenti, eks ole. Ja meil on igal ühel, igas palgatasemel on see probleem, et sul on mingid asjad, mida sa saad lubada ja kõik ei saa kunagi. Ja ma arvan, see on normaalne, et sa annad endale aru, et maailmas kõik inimesed ei ole Bill Gatesid, eks ju, me keegi ei ole ja ma ei usu, et me ennast seepärast õnnetuna ju tunneme, eks ju. Et nii see on, et sa pead jääma selle, no ütleme, realistlikuks selles mõttes, et kui sa ei ole valmis neid riske võtma, mis kaasnevad ettevõtte loomisega, kutsud kaasa palju inimesi, lõpuks petad võib-olla paljude ootusi, veenad investorid, nad paneks sinu asja sisse raha, aga mis siis, kui sa ei jõua seda neile tagasi maksta, et see on, osa inimesi on riskikartlikum, nad ei saagi teha selliseid asju, sellest tuleb ka endale aru anda. Mina ei saaks teha, ma arvan. Tunnete, et tänane uus põlvkond, kes peale tuleb, on nemad riskialtimad? Neil on paljudel võimalus olla, sellepärast, et meie põlvkond on see põlvkond, kes pidi veel ka oma töö kaotanud vanemad tihtipeale eksimisruumi ei olnud. Toitma. Eksimisruumi ei olnud ja noortel tihtipeale täna juba on eksimisruum, nii et ma arvan, et nad on ettevõtlikumad ja riskialtimad, jah. Kas, ma mõtlen, kui me nüüd hakkame seda laia teemade ringi kokku tõmbama, et meie see tänane podcast on suunatud tegelikult kõikidele inimestele, keda huvitab, eks ole, raha ja investeerimine ja kas seal on äkki sellist, ma ei tea, kompaktset soovitust, et kui ma täna nagu tunnen, et ma tahan, ükskõik mis vanuses ma olen, et kas ma olen siis noor, kes valib oma elukutset või ma olen keskealine, kes tunneb, et ma peaks kuidagi ennast paremini kindlustama oma pensionipõlve vastu, et mida nendele inimestele soovitad, kes tunnevad, et nad võib-olla ei ole rahaliselt kõige paremas kohas? Jõuga säästa ikkagi. Tegelikult ikkagi on see, et see sama ei saa 10, 5 ikka saad. Et see loob juba mõne kuuga sulle tegelikult arvestatava sellise kriisivaru, et kas või kui midagi juhtub, ma ei tea, kodus mingisuguse kallima seadmega, et sa ei ole selle pärast käpul, et sa ei pea kiire laenu siis võtma hakkama. Et minu meelest juba 1-kuine puhver nagu andis mulle endale, ma mäletan, olulise sellise lisakindlustunde, et kui midagi juhtub, siis ma suudan adekvaatselt reageerida. Et kes on nüüd nii eakad juba kui mina, et nendel on raske anda väga häid soovitusi, loodetavasti nad on liitunud teise pensionisambaga ja ei ole seda ka välja võtnud, eks ole. Ja 3. sammas on endiselt ka, 3. sammas on meil väga maksuefektiivne, et sellega tasub kindlasti ka kõigil liituda. Aga jah, kahjuks see nõu enam ei aita neid, kes on minuealised, et nooremaid inimesi kindlasti. Et mina soovitan eelkõige pensionisambad korda teha ja siis vaadata edasi. No säästmise nõu tegelikult ma arvan, et on üsna selline eakohane. See, et sul võiks olla 1 kuu jagu, aga minu meelest meie eakad ju ka säästavad päris korralikult, et palju sa leiad pensionäre. Ise teate siin pangast. Pensionäril ikka see 1 kuu varu tegelikult reaalselt on. Kuigi tal on ju sissetuleku kindlus, eks ole, on olemas, aga tal ometigi seda selle jaoks on omaette sõna meil olemas, seda kutsutakse kirsturahaks. Aga tegelikult tähendab see seda, et kui tal läheb boiler katkis, ta saab uue.
sealt sageli need nõiaringid alguse paraku saavad, mitte küll pensionäride hulgas, aga üldiselt, kui tõesti midagi juhtub, aga seda tagavara ei ole ja siis on vaja järsku korraga seda kas palju või natuke vähem raha, aga seda ei ole kuskilt võtta. Kodust mõni õnnetus või mis iganes. Jah, seal on selline kiire lumepalli efekt tekib, et kui sa juba ühe jalaga seal ämbris oled, siis sealt käpuli käia on tegelikult ja väga ma kiire. Julgeks soovitada ka likviidsuspuhvrit. Et kui sul need säästud on, et siis mingi osa nendest peaks olema hästi kiiresti realiseeritavad ja väikese raha puhul kahjuks on selleks tähtajaline hoius. Ja sellisel juhul mitte väga pika tähtajaga hoius. Ja tegelikult sama nõuanne läheb investeerimise kohta ka, et ära investeeri raha, mida sul on vaja mingi olme kulude katmiseks. Likviidsuspuhver peab sul kogu aeg võtta olema. Just. Nõus. Teemasid küll ja veel läbi käidud. Aeg lendab armutult. Aeg lendab armutult tegelikult nendel teemadel võiks arutada ja tunde veel ja nad on kõik nii olulised nii üksikisiku kui riigi tasandilt tegelikult, et ma loodan, et kuulajad said siit väga palju häid mõtteid. Mina pean ütlema, et ma sain väga palju teisi vaatenurki, millele või kuidas asjadele mõelda. Ja ma loodan, et sama efekt oli siis ka kõikidel kuulajatel, vaatajatel. Mina veel kord väga tänan, et te leidsite aega meiega siia vestlema tulla. Mina olin Nelli, minuga koos siin oli Marti ja meie külaline oli täna president Kersti Kaljulaid. Aitäh! Aitäh!